alustame Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Muhu kiriku jumalateenistust ja täna on 29. märts 2026. aasta. Ja me tuleme siia kokku Jeesuse Kristuse nimel, et tuua au temale. Täna jah, Alur peab olema Maardus jutlustama, et täna siis saame, ma arvan, et oma jutudega hakkama. Aga ega see au ei pea kuulumagi meile. Au peab kuuluma Jeesusele. Et kogu see Jumala teenistus, et ta tooks tõesti au Jeesusele Kristusele. Seda, mida ta on teinud meie heaks. Seda, et me oleme oma patud kõik andeks saanud. Tema on oma verega maksnud meie kõikide pärast. Et meil oleks rahu, et meil oleks rõõm. Ja kõige algusesse ma tahaksingi lugeda Jumala sõna psalmide raamatust. Number 2 psalm, kui keegi soovib leida ka piiblis selle ülesse. Ja see psalm räägib sellest, et Jumala võitud mees valitseb. Ja kes see Jumala võitud mees siis on? Eks ta on Jeesus Kristus. Jumala võitud mees valitseb, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmamaa kuningad asuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visake menestelt ära nende kõie. Kes taevas istub ja naerab, Issand pilkab neid. Oma vihas ta kõneleb siis nendega ja oma raevus ta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Ma annan teada Issanda otsuse, tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitan sinu. Küsi minult, kas ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu kotissepa tehtud astjad. Niisiis teie kuningad, saage mõistlikuks, teie ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige Issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Andke suud pojale, et ta ei vihastaks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Jumal on siiski troonil, olgugi, et meie ümber on võib-olla keerulised ajad, rasked ajad. Jeesus on troonil ja me tahame tuua täna kiitust temale. Me oleme jõudnud ka palmikuude pühasse. See on püha, mille kestel Jeesus astus Jeruusalemma linna, teda võeti vastu kui kuningat. Ja ka meil on see püha, Jeesus on kuningas, Jeesus on päästja, ta on meie kuningas. Ja tõusemegi ja jääme palvesse, et tema oleks täna siin meiega, et see oleks Jumala teenistus, kus meie oma südamed avame temale. Isa, me täname sind, et me saame siin selle koha peal tuua kiitust Jeesusele Kristusele, sinu pojale, kes maksis meie eest oma verega, kes laskis ennast piitsutada meie pärast, et meil oleks rahu, et meil ei oleks enam seda raskust, seda koormat. Tema maksis, et meie patud saaksid andeks. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Me ülistame sinu nime Jeesus Kristus täna siin selle koha peal. Me palume tõesti, et püha vaim täna siin oma väega oleks kohal. Püha vaim, me tõesti ootame sind, sest sa oled väevaim. Sa teed inimesed terveks, sa vabastad. Tänu ja kiitus. Me ülistame sind, Jumal. Ja tõesti ka need, kes on praegu haiged, Issand, me toome Aada praegu sinu ette Jeesuse nimel.
me räägime tervisesõnu tema üle, me räägime tervistavat väge, püha vaimu väge tema üle. Jeesuse vermete läbi on temale tervis tulnud, see haigus ei kuulu temasse Jeesuse nimel, see haigus taganegu Jeesuse Kristuse nimel. Ja issand, me kogu oma kogudusega tahame tuua au sinule, Jeesus Kristus. Ja tõesti katsu läbi ka meie südamed, issand. Et meil ei oleks midagi sinu vastu. Et meil ei oleks midagi, mis kuidagi takistaks pühal vaimul tegutseda meie eludes, issand. Jeesuse nimel anna meile märku, räägi meie südame vastu, issand. Kogu au tulgu sulle, kogu kiitus tulgu sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Amen. Amen. Aga meie saame nüüd jääda püsti ja minna ülistusega edasi. Ja täna on mul imearmas võimalus koos Sepp Merikesega ülistada. Ja me kõik oleme siin tuttavad, me teame Merikest ka. Ja ta on imeline ülistaja, ta on imeline Jumala naine, kes on täna tulnud meile appi, et tuua au Jeesusele Kristusele. Tänu Jeesus, et ma võin sind kiita ja ülistada. Ja kõik võivad sind kiita ja ülistada, kellel on eluõrgu. Ja tänasel päeval palmikuude pühapäev, kus kõik ülistasid sind palmijõkstega, Jeesus. Me saame ka samamoodi hüüda sinu poole. Halleluuja, halleluuja. Tänu Jeesus. Ja selle lauluga me hüüamegi. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ta valitseb, Jeesus valitseb. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Meie issand valitseb, ta on suur ja võimas looja, ta teeb suuri imesi, ta on pannud meie vatud ristipuu. Ta on võtnud meie koormat, ta on vangid vabastanud, ta armule viib pääsenud oleme. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Sa valitsed. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Meie issand valitseb. Halleluuja, meie issand valitseb. Valitseb Jeesus, sina oled ainus, kes valitseb üle. Tänu sind selle eest, et sa tulid. Me saame hüüda ja tõsta su ette rõõmuhüüu. Tule ja tõsta rõõmuhüüu, laula juubeldates päästjale. Ta on meil ustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda koos. Tule ja tõsta rõõmuhüüu, laula juubeldates päästjale. Ta on meil ustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda koos. Tema headus ja arm
Jeesus, sa oled toonud kiitma, selle kiitusega me saame selle relva oma halbade mõtete eest, mis võivad meid tabada. tänu Jeesus, et need ei tulegi, kui me oleme sinust kinni, me hoiame sinust kinni, Jeesus. ja ma võin lõisata ja tantsida sinu ees. võin lõisata ja tantsida oma Jumala ees, sest ma olen päästetud ja ma olen õige ta ees. võin lõisata ja tantsida oma Jumala ees, sest ta pojad Jeesuse kallis veri on teinud meid ühes. Rõõmissalt taas on minu tugevus, tahan laulda kiitust tema nimele, Jeesuse nimele. vaid talle kuulub minu ülistus ja ainult tal on õigus minu elule. võin lõisata ja tantsida oma Jumala ees, sest ma olen päästetud ja ma olen õige ta ees. võin lõisata ja tantsida oma Jumala ees, sest ta pojad Jeesuse kallis veri on teinud meid üheks. Jeesus, me olemegi ühel meelel iga asjalugu koos kristlastega ja sellepärast me tuleme siia kokku ja me põleme koos nagu üks suur lõke, et üksinda jääb kurvaks, see toob meile kasu, Jeesus. see toob meile kasu. sina tood meile kasu. sellega me ise ei saa seda teha. tulge, ikka me tahame tulla ja kiita sind alati, Jeesus. tulge kõike kiita issanda koos. tulge kõike kiita issanda koos. lihtsalt tõsta oma käed, tantsi käsi kokku löö. tea, et sulle kuulub võim, sest on lõpetatud töö. Jeesus maksnud on kõik, tunne rõõmu, sest issand on hea. Jeesus valmse nüüd seda teab, sinu kõrvalt ei lahkuda jää. las kõlab
või ükskõik, kus me oleme, Jeesus. Võimas tuul, see on Jumala vaim, pühadusega täida meid. Ootuse vaim taevast, Isa tahet täna meile ilmuta, täna ilmuta. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhasta. On sinust kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhasta. On sinust kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Su tugevus meid kinnitab, Jeesus. Ja kui me kuulame, Jeesus, sinu sõnasid, siis me ka saame meelt parandada ja sina aitad meil meelt parandada. Tänu, issand, selle eest. Tänu selle eest, sest see toob, sa tahad meile kasu tuua ja tänu selle eest. Tänu, Jeesus, oma pühadusega meid täitmast, sest me ise ei suuda seda. Kinnita meid ja puhasta meid. Amen. See oli imeline hetk, kui me saime koos olla ja ülistada Jumalat ja oma südamet tuua Jumala ette. Sest eks ta liigub ju läbi meie. Ta tahab, et meie oleme alistunud temale, et tema saaks teha oma tööd. Ja Jumala teenistusel on kujunenud välja oma kord ja oma järjekord, aga et me ei jääks ka nii-öelda selle välise korra sisse, et me avaksime oma südamed temale. Et ka nüüd, kui me läheme edasi leivamurdmise teenistusega, et me mõistaks, mis see on, mida Jumal tahab meile anda. See ei ole ainult lihtne toiming, see ei ole ainult, et jah, me võtame siit selle väikese leivakese, joome morssi. See ei ole see on lepingu kinnitus, mida tema, Jeesus ise on meiega teinud. Need, kes me inimestena oleme nii mitmeid kordi eksinud, nii mitmeid kordi igasugustest lepingutest mööda pannud. Tema oli see, kes läks lõpuni ja maksis oma eluga, oma verega, et meil võiks olla rahu. Mis see uus leping on, et Jumal ei tuleta enam meelde meie patte. Tema käsud on kirjutatud meie südametesse. Me ei saa kellelegi öelda, vend, õde, tunne Jumalat, näe Jumalat, sest sa tead, et ta on sinu sees. Ta on kirjutanud oma käsud sinu sisse. Ja suurim käsk, mis ta meile on jätnud, armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma meelest, kõigest oma mõistusest, kogu oma jõust ja ligimest nagu iseennast. See on see ainus käsk, mis on meile antud. Ja see igatsus, see soov seda käsku täita on kirjutatud meie südamesse. Ja see on see uus leping, mida me siin praegu ka kuulutame. Igaüks, kes võtab vastu selle, ta kuulutab seda lepingut oma elu üle, lunastust oma elu üle.
ma kuulutan kogu vaimu maailmale, ma olen vaba, sest Jeesus Kristus on teinud mind vabaks. ma kuulutan seda oma elu üle, kui ma võtan vastu selle lepingu. ja ma loen ka Jumala sõna. ma loen Korintuse kirjast, esimese Korintuse kirjast, moment. siin on ka hoiatus, et me nii-öelda paneks tähele ka, mida me teeme, et me katsuks läbi oma südamed ka, et me annaksime aru sellest ihust, kus me oleme, mille ihu liikmeks me ennast ka kuulutame selles osas. Esimese Korintuse 11. peatükk ja 23. salm. Paulus ütleb, et ta on ise selle issandalt saanud ja kui me loeme evangeeliumitest, siis igas evangeeliumis on see lepingu värk või see lepingu, kuidas Jeesus selle lepingu andis oma jüngritele, see on igas evangeeliumis ka kirjas. Aga kuidas Paulus on selle saanud? 23. salmist alates. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ja ma olen palunud ka Anita minuga koos, kas Jumal on pannud su südamesse mõned sõnad ka enne öelda, enne kui me jääme manuvesse. Mul on üks viilik Luuka kirjast. Minu meelest see on päevakohane, et see, mis Maiu luges, see oli Pauluse nägemus sellest paasatalle söömisest või siis õhtusöömajast, sellest kõvast toimingust, leiva murdmisest. Aga Luuka 22. Nii jõudis kätte apnevate leibade päev, mil paasatall pidi tapetama. Ja ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles neile, minge ja valmistage meile paasatalle, et me seda sööksime. Ja siis jätan natuke vahele 14. salmist ja kui mind kätte jõudis, istus ta maha ja apostlid öös temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui ma kannatan, sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Ja ta võttis karika, tänas ning ütles, võtke ja jagage eneste vahel, sest ma ütlen teile, et mina ei joo enam viinapuu viljast, enne kui tuleb Jumala riik. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile ning ütles, see on minu ihu, mis teile eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ka karika pärast õhtusöömaaega ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Et me oleme uues lepingus ja see Jeesuse veri, mis ta valas Golgata ristil, see on meie osa, et me oleme lepingus elava Jumalaga Jeesuse vere läbi, seda tahtsingi öelda. Amen. Ja nüüd õnnistame karikat ja õnnistame leiba. Tänu Jeesus, sa me tuleme sinu ette muu kogudusena ja kui me mälestame sinu lepingut,
mis on Jeesus sinu vere läbi, mida sa valasid Golgata ristil, siis ma õnnistan seda leiba, Jeesus, sinu nimes ja ma tänan, et sinu ihu murti meie eest, et meie saaksime patud andeks ja saaksime igavese elu. See on igaüks, kes seda leiba sööb, see kinnitab seda lepingut oma südames Jeesuse nimel. Aamen. ja Isa taevas, tõesti tuleme sinu ette. Tuleme kogudusena sinu ette, issand. Katsu läbi meie südamed, issand, Jeesuse nimel. Ja tõesti me palume, et sa räägiksid meie südame vastu selle lepingu olulisusest. See, mida sina ise oled meiega teinud oma poja kaudu. Me oleme jõudnud väga tähtsate pühade sündmuste keskele, issand, kus me tuletame meelde seda, mida Jeesus Kristus tegi. Issand, kõneta igaühe meie südant. Selle lepingu tähtsusest. Et me oleksime sinu lapsed, kes hüüavad sinu poole, Appa, Isa. Et me oleksime need tõesti, kes on vastu võtnud selle uuesti sünni ja püha vaimu, issand. Et elada seda uut elu, mida sa meile oled kinkinud, issand. Ja selle kaudu tuues au sinule, issand, Jeesuse nimel. Anna meile näha selle lepingu tähtsusest, ka sellest, miks vana leping pidi murduma, surema. Miks uus leping, mida sa tegid meiega, on parem, issand. Ja tõesti, Jumal, näita, kui väga sa meid inimesi oled armastanud kõige selle aja jooksul. Sa oled hea. Kõik hea tuleb ainult sinu käest ja sinu käest tuleb ainult hea. Me täname ja ülistame sind, issand. Ja tõesti, sa armastad meid. Tänu ja kiitus. Ma õnnistan seda karikat. Ma õnnistan igat ühte, kes võtab sellest sakramendist osa, issand. Ja see teadmine, et sa oled meile kõik meie patud andeks andnud. Las meie süda rõõmustab, las meie süda juubeldab sellest, issand. Ja las vabadus valitseb meie elu üle, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Ja nüüd võime jälle tulla, et meil ei ole seda piirangut, et kui keegi on teisest konfessioonist, et ta võib ka ikkagi tulla, murda leiba. Igaüks, kes usub Jeesuse Kristuse lunastustööd, saab kinnitada koos meiega seda lepingut, mida Jeesus on meiega teinud. Ja võib tõesti ja tulla siia ja siis võtta siit see leivakene, kasta siia selle morsi sisse ja selle marikasse ja Jeesus. Kristuse inimesse mõistmine. 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 Tervendaks meist igat ühte, kes on vastu võtnud selle lepingu, mis on kuulda oma au, suurust, vägevust siin selle koha peale. Et sina oled issand, et sina oled vägede Jahova. Tänu ja kiitus sulle. Jeesuse veri on meid vabastanud igasugusest needusest, haigustest, tõvedest, vaesuse surmast. Amen. Teeme tänu.
tänu Jeesus. tõesti, Jumal armastab meid. läbi kogu piibli me näeme, kuidas Jumal meid tegelikult armastab. ja täna annaksin nüüd järje edasi Ervinile, kes aitab meil koos jälle panustada, kuidas meie süda jälle meie vastu on rääkinud. Nagu me teame, siis meie koguduse arveldusarve number on seina peal. Kes tahab oma künnise maksta, saab maksta või ohverga on võimalik maksta siis tänapäeval telefoniga pliks-plaks ja tehtud. Kui Maiu helistas mulle või kirjutas, et kas ma oleksin nõus rääkima. Ja otsisin seda kirja kohta, mida siin lugeda või rääkida, sellepärast et see on asi, mis iga pühapäev käib, see Malachi kirja koht, see on meil enam-vähem kõigil pähe juba kulunud. Ja Jumal pani mulle täna hommikul südamesse, kui ma siis piiblit lappisin ja otsisin seda kohta Luuka 12, 13-34, rikkusest ja muretsemisest. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teile kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole lõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa ega ihu pärast, millega rõivastuda. Sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnad, nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule küünra lisada? Kui te need kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljalt rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge olge kärsitud. Sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõike see teile pealegi. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on ja andke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas. Kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Need sõnad puudutavad otseselt meie südant. Kui sageli oleme rahutud, muretseme homse pärast, hoiame kinni oma varast ja kardame, et ei jätku. Aga Jeesus ütleb, ärge olge kärsitud. Miks? Sest Jumal teab, mida me vajame. Ja siit sünnibki annetamise sügav tähendus. Me ei anna mitte sellepärast, et meil on üle, vaid sellepärast, et me usaldame Jumalat. Kui me anname, siis me tegelikult ütleme, Jumal, sina hoolitsed minu eest. Siis me vabastame oma südame hirmust. Siis me ei ela nagu maailma rahvad,
vaid nagu Jumala lapsed. annetamine on vastus muretsemisele. see on usutegu, mis ütleb, minu elu ei sõltu ainult sellest, mis mul on, vaid sellest, kes Jumal on. seepärast andke rahuliku südamega, mitte kärsitult ega hirmuga, vaid usus, et meie isa teab ja hoolitseb meie eest. armas isa, ma tänan iga inimese eest, kes siia annetas meie koguduse töö jaoks, koguduse heaks, issand, et see annetus toob au meile igaühele. issand, sina oled meie varust ja sina annad meile kõik selle, mida meie vajame, sest sina, issand, oled meiega. ja Jumal, me usaldame sind ja sina tead tõesti meie vajadusi. ja issand, sina katad kõik meie vajadused, nii koguduse vajadused kui igaühe isiklikud vajadused. Amen. nii, aga Ervin, ära mine veel ära. sul oli vahepeal sünnipäev. põgenesin, aga. jah, tahtsid ära põgeneda, aga ikkagi meil on väga hea meel sulle õnne soovida veel tagantjärele. ja võib-olla tõusemegi püsti ja sirutame käed Ervini poole ja õnnistame kogu tema järgnevat aastat. isa, ma tänan sind selle austava venna eest, issand, tänu sulle, et sa oled tõesti juhatanud ta meie kogudusse Jeesuse nimel. isa, ma palun õnnistusi tema elu üle, üleloomulikku tarkust tema elu üle, issand. juhi sina teda nii nagu eales, ta ei ole tundnud mingit muud juhtimist, issand. sa oled vägede isand, vägede Jehova issand ja Jeesuse nimel me õnnistame praegu Ervinit igasuguste õnnistustega. sinu sõna ütleb, et need õnnistused nii-öelda saavad meid kätte, nad järgivad meid. issand, kuidagi praegu ütleb, et ja oma vastaste ees tagatab sulle laua. Amen. Ole väga ja võib-olla väike tunnistus siia juurde, et jah, kui ma nüüd Egiptuses olin ja te palvetasite siin ja me hakkasime tulema teisipäeval 17. hakkasime tulema ja sõda oli ju seal suht lähedal. ja selle päeva, kui me hakkasime tulema, siis päeva läbi äkki hakkas helikopter lennuvälja turvama. ja kui me öösel tulime lennuki peale, siis helikopter jätkuvalt turvas seda lennujaama. miks, ma ei tea. ja teine asi, mis sinna veel, see 2 nädalat, mis me olime Egiptuses, päike säras, kenad ilmad olid. me tulime ära 18. sadas seal vihma, mis oli selle jaoks nagu jumala ime, sest seal ei saja tavaliselt vihma üldse. ja 19. kui me olime juba kodus ka, siis olid seal liivatormid, aga see 2 nädalat, mis meie olime, säras päike. Amen. palun, Ervin, et sa paneksid need infoslaidid ka. nii, ja järgmine kord me tuleme kokku juba aprillikuus. siin 1. aprillil, see ei ole aprillinali, tuleme kokku jälle siia Hellamaa külakeskusesse kell 18.30 ja jätkuvalt uurime seda lepingu teemat, et uurime põhjalikult. see isegi kui ta võib-olla tundub selline me võiks juba ammu selle teema lõpetada, sest tegelikkuses, kui sügavuti minna, siis Jumal hakkab avama. mitte see tarkus, mis me sealt saame, aga Jumal oma vaimu läbi hakkab avama seda, mida tema tegi meie jaoks. ta armastab meid. ta ei ole pannud meid käsu alla, ta ei ole pannud meid tegema teatud konkreetseid asju, et siis oled sa tubli. ei, ta on lasknud meid vabaks. ta armastab meid. ja 8. aprillil samamoodi. ja nüüd 12. aprillil on jumalateenistus, see pühapäevane päev kella 4. tunnistab jälle Ervin.
ja siis jutustab Alur meile. ja siis on jälle 2 kolmapäeva, kus on meil kena sõnumiõhta ja 26. aprillil on jumalateenistus ja Anita tunnistab ja siis meil jutustab Aimar Lauge. ja siis on viimane kolmapäev aprillikuus kena sõnumiõhta. jälle saame kokku tulla siia Helamaa külakeskusesse. Ja siis mul on seal veel slaide. Nüüd selline üleskutse. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik tahab ühiselt osta sellise PVC halli. Siin on möödud ka kirjas, maksumus on kirjas, see kogumaksumus. Ja nüüd annetuste peale ja usu peale me ostame selle halli ja see läheb Lootuse külasse. Siis kui tulevad suvepäevad, et siis saame seda kasutada ja mitte ainult siis, iga kord, kui on mingid laagrid, mingisugused sündmused Lootuse külas. Lootuse küla on kui see koht, kus me nelipühilastena saame kokku. Et Märt Vähi kunagi on seal algatanud selle töö ja see töö on kogu aeg laienenud. Nii, ja tõesti, kes tahab annetada, siin on arvenumber ka. Ja siis järgmine slaid. On tulemas suure reede ristikäik. Nüüd reedel hakkavad pihta need sündmused, mida on kirjeldatud ka piiblis, kus Jeesus vangistatakse, teda piinatakse, ta lüüakse risti, aga ta tõuseb üles surmust. Ja suure reede ristikäik 3. aprillil. Ma pean Veljo käest küsima, mis kellast ta alustab, kas kell 11? Vist oli täna juttu, jah, juba küsiti 11. Et kell 11 siis saab koguneda Nelipühi kiriku juurde ja sealt umbes paar tundi käib see ringkäik erinevate kirikute juures. Et kes on vapper, siis saab terve selle ringi kaasa teha. Ja pärast, kui see ring on läbi, siis Nelipühi kirikus jälle see ring lõpeb ja pakutakse siis kohvi ja siis pirukat. Aga jah, järgmine slaid. Ja 5. aprillil on suur rõõmupüha, ülestõusmispüha Kuressaare kesklinnas kell 14 kuni kell 16. Ja jälle, kes soovib annetada selle sündmuse heaks, saab annetada. Siis järgmine slaid ja on tulemas Eesti Kristliku Nelipühi kiriku suvepäevad Lootuse külas. See, mille pärast me seda halli ka tahame osta, et see sündmus, suvepäevad oleksid nagu hästi läbi viidud, et kõik õnnestuks ja kes tahab osaleda, saab osaleda. Ja muidugi see laagrimaks on sel aastal kuidagi selline sümboolne. Et annetad nii palju, kui sa suudad, kui sa tahad, nii palju, kui Jumal sinu südamesse on pannud. Ja igaüks saab ka süüa seal selle raha eest, mis sa oled annetanud. Ja need on siis need teated. Nii. Ja siis meie koguduse kontonumber on ka meil siin. Ja siis lähme edasi meie jutuse teemaga. Ma usun, et paljudes kirikutes on juba räägitud seda jutlust, et oleme jõudnud palmikuude pühasse. Oleme jõudnud nendesse sündmustesse, mis on meie kristlaste elus väga olulised. Olulised ka teada nende sündmuste tagamaid. Ja palmikuude pühal siis Jeesus Kristus astus Jeruusalemma linna. Astus kui kuningas. Inimesed ülistasid teda. Nad heitsid tema
jalgade ette palmioksi, nad heitsid tema jalgade ette oma riideid isegi. Et sillutage teed. ja nad arvasid, et on kuningas tulemas. kuningas, kes vabastab neid Rooma võimu alt. ja kui meie mõtleme ka, kes on kuningas, kuningas on selline vägev võimukandja, ta käsib ja keelab. aga Jeesus tuli Jeruusalemma linna sälu seljas. loen Matteuse evangeeliumist . 21. salmist . Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma linna . 21. peatükk Matteuse evangeelium . ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juurest. päästke need valla ning tooge mulle. ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: issand vajab neid. ta läkitab nad peatselt tagasi. aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. ütelge Sioni tütrele: ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavarss. jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neile oli käskinud. tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Hosanna kõrgustes. ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. kes see selline on? rahvahulgad ütlesid: tema on see prohvet, Jeesus Galilea Naatsaretist. paljud ootasid, et Jeesus ongi see kuningas, kes vabastab nad, kes on see, kes jagab käske. Nii nagu kuningad ikka jagavad. aga tema oli teistsugune kuningas. juba see, kuidas ta tuli Jeruusalemma. väeline kuningas tuleb sõjaratsu seljas. ja ta ei tule alandlikult, ta tuleb, et võtta jõuga see riik, see linn. aga niimoodi ei ole tulnud Jeesus. ta ei ole tulnud jõuga, nagu ta meie südameidki ei võta kunagi jõuga. ta tuleb alandlikkuses, koputab meie uksele. kuid seesama kirjakoht on kirjutatud Sakaaria raamatus 9:9. ole väga rõõmus, Siiri tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane aitaja. tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. on palju prohveti kuulutusi, mida prohvetid ütlesid oma rahvale. Need kirjad, kus need prohveti kuulutused olid kirjas, need olid kõik kättesaadavad tol ajal Iisraeli rahvale. ja ometi nad ei tundnud ära, et see, kes tuli, ta oli päästja, ta oli seesama lunastaja, kes pidi lunastama nemad. sageli on paljud prohveti kuulutused, mis antakse edasi. Nad on antud selle prohveti pilgu läbi. ta näeb midagi, ta näeb kaugustes, ta ei näe neid orbusid, mis eelnevad sellele prohveti kuulutusele, et ta ükskord täide saaks. see võibki tekitada vahel segadusi ka meile, kui meile mingi prohveti kuulutus on edasi antud, et me näeme seda, mis meile on antud, aga me ei tea, millest me peame läbi minema.
kuidas Jumal meid veel enne seda peab tugevaks tegema. Et võtta vastu see, mida Jumal tahab meile anda. Aga minnes nüüd tagasi selle loo juurde, siis jah, Jeruusalemma inimesed ei saanud aru, kes ta on. Nendel oli oma ettekujutus, milline peaks kuningas olema. Nendel oli oma ettekujutus, milline peaks olema päästja, kes neid unastab. Nii nagu meiegi teinekord tahame, et see väline, see oleks nii uhke, see oleks nii pilku püüdev, et kõik me nagu tõstaksime üles kas mõnda konkreetset inimest. Ta jutustab nii hästi, ta räägib nii hästi, ta on nii kena, ta on nii rikas, ta on imeilus. See on see kõik väline. Ja see on kaduv. Jeesus tuli sälu seljas, ta oli alandlik. Ta ei olnud see, kes oli see, kes oleks kuningas, kes oleks tulnud sõjaratsu seljas. Ja kui me nüüd mõtleme, mida teeb see kuningas, kes tuleb sõjaratsu seljas? Ta ei ole halastav nende inimeste suhtes. Ta ei tule rahuga. Aga Jeesus on tulnud ja jätnud meile selle, et tema oli alandlik. Ja mis oli siis Jeesuse ülesanne? Jüngrid, Jeesus rääkis oma jüngritele üsna mitmeid kordi, mis on tema ülesanne siin maa peal või mis on tema, milline on tema teenimistöö. Kui Jeesus küsis Peetruse käest, et keda inimesed arvavad minu olevat, siis Peetrus ütles, et sa oled Messias, sa oled Jumala poeg. Ja Jeesus ütles, vot sellele paljule ma tahan selle koguduse rajada. Ja ta ütles, et seda ei ole ilmutanud sulle liha ja veri, vaid seda on ilmutanud sulle Jumala vaim taevast. See oli see, mille peale tegelikult Jeesus tahtis ehitada selle koguduse. Ilmutuse peale taevast. Nagu kui me läbi piibli vaatame, mis on meie palve? Me palve meie isa palve, nii nagu taevas, nii ka maa peal. Mida ütleb Jumala sõna? Kui me lähme nüüd edasi ka, et Jeesus Kristus suri ja nüüd on asetatud isa paremale käele taevas, nii nagu meiegi. Et need on need Jumala sõnad. Aga mis oli Jeesuse ülesanne? Need ei saanud aru. Mõni hetk hiljem Jeesus räägib Peetrusele, kuidas ta peab kannatama, kus ta lüüakse risti. Ja Peetrus ütleb, et kus seda ometi sulle nüüd juhtugu. See oli see inimlik vaade. Ja Jeesus selle peale ütles kogunisti, et tagane minust saada. Aga kui me loeme Jumala sõnast, kui Jeesus esimest korda tõusis sünagoogis esile jutlustama, kus ta harjumuspäraselt läks sünagoogi. Kui me võtame Luuka evangeeliumi 4. peatükist ja 18. salmist. Kus Jeesus ütleb, astudes üles sünagoogis, issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid ja kuulutama issanda meelepärast aastat. On öelnud, et ta ei ole tulnud käsku tühistama, ta on tulnud käsku täitma. Ja see oli tema eesmärk. Kuulutada rõõmusõnumit, seda, et me oleme vabad. Ja nüüd, kui tõesti kellelgi on kahtlus, kas Jeesuse sõnum oli õige, kas Jeesus oli Messias või mitte, siis vaatame Vanast Testamendist. Jesaja raamatus 61. Samad sõnad. Issanda vaim on minu peal.
ja need on need sõnad, mis on samad sõnad, mis Jeesus ütles välja. ja ta tuli meid vabaks laskma. aga samas, mis on nagu meie ülesanne siis? Ta tegi meid vabaks. meil on rõõm, me kuulutasime täna siin oma rõõmu, et Jeesus Kristus on surnud minu eest. ma olen vaba, millest ma vaba olen? ma olen vaba sellest, et ma ei pea enam pattu tegema. ma olen vaba sellest, et rõhuja ei saa mind enam rõhuda. ma olen vaba sellest, ma saan käia vabalt ja kuulutada kiitust sellest, mis on Jumal teinud minu jaoks. ma olen vaba. ja kui me loeme Jumala sõna, siis ta tõepoolest on meid vabastanud vaesuse vaimust, ta on meid vabastanud igasugusest needusest, ta on meid vabastanud haigustest. Seesama, mida ta tuli tegema, mida ta räägib Luuka evangeeliumis. vaestele rõõmusõnumit on tulnud kuulutama, vangidele vabaks laskmist. kui keegi kuskilgi on mingisuguses sõltuvuses, ta kuulutab vabaks laskmist. inimene ei pea enam olema selles sõltuvuses. pimedatele nägemist, isegi kui me oleme vaimselt pimedad, siis me saame valgust näha tema kaudu. nagu Jumala sõnaga ütleb, et see rahvas saab nägema suurt valgust. ja kuulutama issanda meelepärast aastast, kuulutama seda, et Jumal on hea, kuulutama seda, et Jumal on armastus, et ta armastab meist igat ühte, et see on kuradi, et Jumal on kuri, see on kuradi vale, et meie sees häbi, süütunne, et me kuidagigi peame olema piinlikkuse all. Me ei pea, need olid need esimesed emotsioonid, mis tulid Aadama ja Eeva südamesse, kui nad olid pattu langenud. Seesama hirm, süütunne ja häbi, mis lahutas neid Jumalast. Selle kõik on Jeesus Kristus maksnud meie eest. Sellepärast läks tema ristile, et meil oleks vabadus, et me saaksime rõõmuga tulla oma isa juurde ja võtta vastu selle, mida tema tahab meile anda. Ta tahabki meile anda vabadust, armastust, et see sama armastuse vaim voolaks meie südames, aga et me oleksime ka uuesti sündinud, sest ei saa panna uut veini vanadesse lähkritesse. Ei saa panna vana kuue peale paika uue kuue pealt. See ei ole võimalik. Me peame saama uuesti sündinuks. See peab meisse tulema. See mõistmine, mida Jeesus Kristus tegi. See ei olegi meie mõistusega alati aru saada. Mõnikord me tõesti usaldame ja palume Jumalalt seda tarkust. Usaldame, et tema meid juhiks. Ja anname ennast tema kätesse. Samamoodi nagu me oma finantsid ju usaldame tema kätte. Kui me maailma viisil seda olukorda vaatame, et kas ma pean andma oma käest ära siis oma sissetulekud, et siis saada lisaks. No see ei ole ju loogiline, kui ma inimmõistusega seda hakkan mõistma. Ma annan oma aja Jumala teenistuse käsutusse, et siis mul on rohkem aega. Kas teate, et see sõnum on tõsi? Mul on siis rohkem aega. Ja jõuangi siin nüüd kirjakohani. Rooma 12.1. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Meie eest on ohver makstud. On välja visatud kurat, kes on süüdistaja. Ta on välja visatud. Aga meie ülesanne, ta on meile midagi andnud. Ja see ei ole niimoodi, et nüüd ta käsu korras, et te peate seda tegema. Mis oli Jeesuse iseloom, kui ta tuli Jeruusalemma linna? Ta tuli kuningas, alandlik, eeslisälu seljas. Ta ei tulnud kui ratsu seljas
selle vägeva ratsu seljas. ta ei tulnud niimoodi, tuli eesli sälu seljas. ta ei tule jalaga lööma meie südame uksi lahti, ta koputab. mulle tuleb praegu silme ette see maal, kus Jeesus koputab ukse taga, aga see ukselink on seespool, väljaspool ei ole seda linki. ta on teinud selle niimoodi, tema on Jumal, ta on otsustanud niimoodi, et inimene avab oma ukse temale, et inimene usaldab teda nii palju. mitte, et ta tuleks vähe, kuigi tal oli see vägi. Jeesus oli kuningas, Jeesus oli Jumala poeg. kui temale öeldi, et astu siis maha sealt ristilt, ta oleks saanud. on üks olukord, kus Peetrus on selle olukorra peale nii vihane, et kas nüüd tõmbame tule taevast alla. Jeesus ütleb ei, see on teine olukord, see on teine vaimsus. see ei ole see. ma tulen sälu seljas. ma tulen, et võita su südant. ja tulen tõesti, et sa annaksid iseenda ihu sellele Jumalale just, et sa annaksid elavaks ohvriks, mitte enam surnud ohvriks, vaid elavaks ohvriks. sa oled täis elu, sa oled täis tema elu, tema antud elu, seda uuesti sündinud elu. ta annab selle sulle, et sa oled rõõmus, sa hõiskad ja sa oled temas. miks ta ütleb ka, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. selles on suur saladus tulla kokku ja olla koos temaga, tunnistada. ja üksteisele me tunnistame, et Jeesus Kristus elab meie sees, aga me tunnistame seda ka kogu vaimumaailmale. meil ei ole võitlus inimestega. meil ei ole võitlus inimestega. ja tõepoolest, vabaduseks ta on meid kutsunud, Galaatia 5:1. vabaduseks on Kristus meid vabastanud. püsige siis selles ja ärge laske endid panna orjaikesse. et need käsud, ta ei ole pannud meid käskude maailmasse, see on vana seadus. ta on vabastanud meid, Kristusesse on vabastanud, kus püha vaim on meie juhtija. ja ta on kutsunud meid tegema armastuse tegusid. 1. Peetruse 2:9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvast, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Teid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. ta on kutsunud meid rõõmu sisse, valgusesse, et kuulutada tema suurust, tema vägevust. ta on kutsunud meid tegema armastuse tegusid ja ta on ka öelnud, et me oleme maa suur. me ei ole need, kes on nagu kirjatundjad ütlema, et sa pead olema selline, sa pead olema selline, sa pead olema võib-olla selline. vaata, milline sa oled. mitte seda meid ei ole kutsutud tegema, vaid rääkima, kuidas Jumal armastab igat ühte, kuidas ta kutsub oma juurde, et sa temaga koos käiksid püha vaimu abil. et me oleme avatud temale, et me usaldame teda. ja kui me räägime ka, milline see sool õigupoolest on. sool on see, mis säilitab toitu. mitte ainult, sool ka maitsestab toitu. kui me laseme soola riknema, siis ta ei kõlba enam. ta ei maitsesta enam. tal ei ole seda ülesannet enam. ja vanasti ka visati sisse sool teede peale, noh, meie viskame ka teede peale soola, kui talvel tee on libe, aga Jeruusalemmas siiski visati seda soola, mis oli riknenud, halvaks läinud tee peale, sest tal oli mingisugune selline teed üles ehitav või selline tugevdav omadus.
aga tõepoolest inimesed tallasid selle soola peal, sest ta ei täitnud enam seda ülesannet. aga et ka meie oleksime see sool, mis on pandud maailmale valguseks, et jagada seda armastust, mis käsk meil on, armastada oma ligimest nagu iseennast. mis teeb minule haiget, teeb ka minu ligimesele haiget. mis teeb minule haiget, häbi, kuidagi valu, see teeb minu ligimesele ka haiget, häbi, valu. ja väga kerge on tegelikult ka praegusel ajal lasta ennast nagu sellel maailma heaolu, kõigel heaolul kaasa tõmmata, kaasa viia, kohtumõistmisel kaasa viia. aga need on need salajased hoovused, mis võivad meid kaasa kanda. kui me vaatame veepinda, merepinda, siis me näeme seda pinda, see võib olla imeilus, täiesti sile, aga me ei tea, mis seal veepinna all on. meil on vaja Jumala juhtnööre, kuidas olla see sool, kuidas kanda Jumalat oma südames, kuidas olla see valguse kandja, see valitud sugu, püha preesterkond, kuidas täita seda ülesannet, mida Jeesus ütles, et me oleme kutsutud headele tegudele. seda me saame ainult olles koos temaga, olles palves koos temaga, käies koos, olles tõepoolest väljapaistev maailmast. see, kes on see maitsekas, see, kes säilitab seda toitu. me oleme kutsutud, et see säiliks kõik meil siin. mul oli eriline võimalus käia eile Tallinnas Nelipühi kiriku aastakonverentsil ja seal meile rääkis ka nüüd Euroopa Nelipühi kirikute piiskop, no kirikute juht üldse, Marek Kaminski. tema on nüüd poolakas ja ta jagas meile imelise sõnumi. kui meie võib-olla mõtleme, maailma lõpp pea tuleb, märgid on ammu käes. no kas me oleme maailma lõpu kuulutajad? me ei ole seda, me oleme elu kuulutajad, me kuulutame elu. millal tuleb see uus päikesevarjutus? kas oli 2035 või 6, millal see tuleb? et kas me näeme selle ära? oleme usus, näeme selle ära. et me ei viska seda püssi põõsasse ja usus räägime seda, et Jumal on armastus. ja tõesti kisume teda maa peale, nii nagu taevas, nõnda ka maa peale, oma palvetega, oma eluga, et me oleme see maasool, et meist nähakse seda valgust, mida Jeesus on meisse andnud. et me usaldame teda, oleme avatud temale. küsime tema käest juhtnööre, kuidas minna edasi. ja me oleme tõesti jõudnud nendesse sündmustesse, mis on võib-olla kristlase elus ühed tähtsamad. Jeesus Kristus astub Jeruusalemma linna kui kuningas. inimesed pettuvad temas, ta võetakse kinni, vangistatakse, teda piitsutatakse. Nende sündmust, tänase palmipuude pühaga tegelikult me astume ka nende sündmuste sisse. Need kaks täiesti vastandlikku sündmust, kiitus, austus ja teiselt poolt põlgus. teda häbistatakse, teda tapetakse. kuid mis on see triumf? ta tõuseb surnust ülesse.
mis on imeline ja mis väljendub ka meie kristlaste elus. tema ülestõusmine, see, mis ta kõige selle kaudu võitles välja meile kristlastele, igaühele, kes tunnistab Jeesuse Kristuse oma päästjaks. Johannese 3:16 meil on peas, et igaüks, kes tema vastu võtab, tal on igavene elu ülirohkesti. Neid, kes vastu võttis selle sõnumi, nendel oli meelevald saada oma taevase isa lapsiks. Meelevald, mis tuli Jumalalt, saada, see on protsess, Jumala lapseks. Et Kristus meis võtab nägu. See on protsess, see on see, millesse ta meid on kutsunud tegema armastuse tegusid. Ja võidab see, kes unustab lõpuni. Ja tõesti, olgem ustavad lõpuni. Kui me oleme ka astunud nende sündmuste sisse, siis las need sündmused räägivad meie südamete vastu. Mitte, et need sündmused kuidagigi meid maha suruks või kuidagi ahistaks. Et tõesti me näeme seda Jumala valguses, seda, mida Jumal tahab meie südamesse tõesti avada, valgustada. Jeesus Kristus tuli lepingut täitma, et meil oleks rahu, et meil oleks elu ja elu ülirohkesti. Amen. Ja võib-olla tõuseme ka veel ja oleme palves Jumala ees. Isa, me täname sind. Isa, me täname sind, et me võime öelda sulle Appa, Isa, et me oleme sinu lapsed. Me täname Jeesus Kristus, et sa läksid vabatahtlikult ristile. Tänu sulle selle eest. Tõesti, püha vaim, palun räägi meie igaühe südame vastu. Neid vabastavaid sõnumeid, mitte siduvaid, mitte käskivaid. Nii nagu sa oled, sa tulid eesliisalu seljas. Õhuta üles meie südamesse tuli teenida sind armastuses, otsida sinu armastust, võtta vastu see armastus, mida sina tahad igale ühele meist anda. Tõsta üles meisse tuli teenida sind, et me tõesti annaksime oma elu selleks elavaks, meelepäraseks, hea lõhnaliseks ohvriks sinu jaoks, issand. Aga seda sinu plaani järgi, issand, nagu sa igat ühte võtad vastu nagu lapse ja tõepoolest sa juhatad nagu last. Ja sa ütled ka, et iga lapse, kelle sa vastu võtad, seda sa ka karistad, seda sa ka kasvatad, seda sa noomid, issand. Aga et see rõõm sellest kõigest, issand, et see ei suruks meid maha, et meil oleks pilt sinust, isast kui heast isast, et ainult sinu käest tuleb headus, issand. Ainult sinu käest tuleb kõik hea ja valgus, issand. Et me südamed igatseksid sind tõesti ka oma elu hinnaga, issand. Issand, valgusta meie südameid, tõesti, valgusta meie südameid armastuse läbi, issand. Ja teame tõesti, et ainult sinu käest tuleb kogu jõud, kogu vägi ja me kiidame sind. Kiidame sind, issand, et sa jätkuvalt oled troonil. Me kiidame sind kui kuningat, kes siiski tuleb ükskord ratsu seljas, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Amen. Nii ja nüüd on meil üks laul veel laulda, tuua kiitust Jumalale.
sind selle elava sõna eest. alati me tõstame silmad sinu poole, Jeesus. ja sa kasutad meid. tõstan sinu poole. ma tõstan silmad üles taevasse. ma tean, sealt tuleb abi minule. aga siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal, sina valitsed. ma tõstan silmad üle mägede. ma püüan samme hoida sinu teel. ka siis, kui avastan end kraavidest, ma tean, et Jumal, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, kogu elu tee. ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõikvõimas. ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle, Jeesus. nii, ma tänan teid kõiki. ja nüüd saame jätkata osadust siin laua ääres, olete kõik väga oodatud. ja tänan kõiki, kes täna siia kohale tulid, see ei ole lühike maa olnud. ja ma tänan tõesti Jeesuse Kristuse nimel. ma loen lõpuks ka õnnistuse sõnad meile kaasa. neljanda Moosese raamatust. issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jeesuse nimel, aamen.